ja annan sõna Alo Lillesele, kes räägib meile Trace Square'i platvormist. Kas te Ja, ekraani näete kõik? see on võib-olla kuulajatele küsimus, et kas on näha Näha siin. piisavalt hästi. Aga ei, ma arvan, et on selles mõttes on, ma ei tea, kui sa full screen mode paned, siis äkki kaob sul. Niimoodi on, Kus kohas see full ei, screen mode? praegult on juba okei, ma arvan. Juba on okei, Et okei. kui sa, kui Et liigud siis, slaid edasi-tagasi. et siis hakkame Jaa, edasi. kõigepealt suured vabandused, et läks natukene aega selle algusega. Aga täna siis teemaks on Tracecard või ütleme, see on selles mõttes nagu see, ütleme, meie platvormi või toote nimi, et see ei ütle midagi. Aga ma täna räägiks natukene siis sellisest toidu ja siis võib-olla lühikese või lühikesest tarneahelast, selle olulisusest, mis või miks ja ma näitaks ka või noh, räägiks ka mõnest piloodist, mida meie oleme Guardtime'iga hetkel teinud ja kuhu poole me tahame selle platvormiga või selle lahendusega siis minna. Ehm, nii, aga põhimõtteliselt ma arvan, et võib minna kohe kolmanda slaidi peale, see on legal disclaimer, mis me iga sellise ettekande alguses on. Aga lühidalt võib-olla Guardtime'ist, et 2007 aasta alustatud pärast pronksiööd ja eesmärk oli siis kaitsta või turvata siis küberrünnakute eest erinevaid Eesti riigi andmebaase ja jälgida, et seal olevaid andmeid ei muudetaks. Ja selle jaoks siis meie pakume sellist ajatempeldamisega ja signeerimise lahendust. Ähm, ja me klientide poole pealt meil on nii avaliku sektori kui ka siis erasektori kliente kosmosest, kaitsetööstusest kuni siis Eesti, Araabia Ühendemiraatide ja nii edasi valitsusteni välja. Äh, hästi lühidalt ka endast. Ma olen töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. TAS-iga kokkupuude on olnud, ütleme, et sellel ajal, kui ma töötasin Tartu linnavalitsuses ja jah, et hetkel siis IT-sektoris, aga ka aitan siis kirjutada erinevaid projekte toetuste saamiseks ja juhendan erinevaid alustavaid ettevõtjaid. Et siin ma saan, ma ei tea, kas see ei ole päris reklaam, aga kuu lõpus siis aitan ka mentordada ühte siis Tartu biopargi korraldatavat üritust. Ähm, nii, aga ma arvan, võime liikuda edasi. Võib-olla siis alustame sellest, et mis on see probleem, mis täna on ja mida tuleks või noh, mida soovitakse lahendada. Et ütleme, jah, järgmised slaidid on võib-olla noh,
ongi see, ütleme, probleemi kirjeldus või see üldine, et mis või milleks me peaksime üldse vaatama seda, et kus see kaup pärit on, kus see tooraine pärit on. et jah, tarbijad on või ütleme suur hulk tarbijatest on täna valmis maksma rohkem selle toote eest, mis on siis kas toodetud koha peal, on valmistatud siis ongi jätkusuutlikest materjalidest, ähm, jah, ja mille päritolu sa siis päritolu sa tead. Ähm, järgmise slaidi peal on siis see, kuigi on meil tarneahel, siis tegelikult väga palju või no kuigi noh, soov on, et otsustajate poolt, et see oleks nähtavam, siis tegelikult paljud ei kasuta kõiki neid lahendusi või võimalusi, mida tehnoloogia täna pakub. Kui me vaatame edasi järgmist slaidi, siis tegelikult ja mitte üldse rääkida ainult siis toidust, siis tegelikult 16 miljardit eurot ja ligi 200 000 töökohta on see, mida siis me saa-, mida põhjustavad siis võltsitud kaubad ja ütleme, selle tarneahela läbipaistvuse ja jälgitavuse eesmärk ongi noh, digiteerida siis neid erinevaid etappe selles tarneahelas ühes sellega ka vähendada võltsitud või siis võltsitud kaupu, nende tootmist, on see siis rõivas, elektroonika, toit, mille päritolus me ei ole kindel. Viimasel ajal võib-olla ajakirjanduses rohkem saanud ka näiteks Eesti teadlaste poolt loodud meetestid tähelepanu, et kõik noh, meeteste küll tehakse laboratoorselt, aga kõik need erinevad tegevused peaksid siis tekitama suurendama siis selle läbipaistvust meie tarneahelas. Ja võib-olla järgmised, ütleme, et nii see, et jah, pea 100% või 94% tarbijatest on suurema tõenäosusega lojaalsed siis kaubamärgile. Ja võib-olla siis ka järgmine slaid, et mis on see üldse see toidu jälgimise või selle tarneahela jälgimise turg, kuhu see liigub, mis on need mahud seal ja nii edasi. Aga võib-olla lihtsalt jah, et järgmise slaidi peal selline vajadus, et nüüd vaadata võtta kokku see, mis on üldine vajadus ja siis võtta ka ütleme, et meie tänased piloodid, kus me seda lahendust katsetasime, et mida nad tahavad saada, siis see on nii protsesside jälgimine, pettuste vähendamine, hiljem no, nendes kasutusjuhtudes toon võib-olla näiteid, siis tarbijate usalduse suurendamine. Inglise keeles on kaubamärgi sellise lubaduse täitmine või brand promise, et selle siis tagamine ja projektis oli ka, ütleme, selline keskkonnasäästlikkuse edendamine, et kuidas me mingit asja transpordime ja nii edasi.
ja kõike seda me tegime siis samamoodi ühe Euroopa projekti ehk siis Space for Green raames ja selle eesmärk oli siis jah, välja töötada selline tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kasutada usaldusväärset platvormi, seal tegevusi sertifitseerida, digiteerida kindlal ajahetkel ilma kolmanda osapoole sekkumiseta. ja ütleme, et nende tegevuste vahel siis loodi seosed, sellest tekkis plokiahelal põhinev päritoluahel, mis siis, mida ma ei taha öelda, et ei ole üldse võimalik muuta, aga see on ülimalt keeruline. Et kuidas seda jälgitavust ja usaldusväärsust siis selle toidu teekonnale juurde lisada. Järgmise slaidi peal lühidalt siis projektist endast 9 partnerit, 5 riiki ja kõigis, ütleme, et Eestis ei olnud pilooti, aga Hispaanias, Sloveenias, Kreekas, Küprosel, et olid meil erinevad piloodid ja nendega, ütleme, kuigi projekt lõppes eelmise kuu lõpus, siis tegelikult selliste projekti mõistes exploitation või ütleme jah, et äriliste võimaluste otsimise tegevustega me jätkame ja hetkel otsime ka lisarahastust, lisavõimalusi selleks, et viia siis täiendavaid piloote, kuna projektis me saime testida nüüd sügisel siis näiteks viinamarja korjet või oliivikorjet, neid liikumisi, siis tegelikult see tsükkel on kevadest sügiseni ja eesmärk oleks siis terve see tsükkel siis läbi käia ja testida, et kas kõik vajalikud funktsionaalsused ja rollid ja nii edasi on ikkagi olemas. Nii, järgmine slaid hästi lühidalt, see on üks selle projekti selliseid eripärasid, on tegu siis sellise OSNMA, mis on siis Galileo satelliidi andmed ja OSNA tagab siis võltsimiskindla positsioneerimise lahenduse, et ideaalis seda võiks teha nutitelefoniga. Täna nutitelefonidel ei ole kogu seda funktsionaalsust ja siis tuli kasutada sellist eraldi seadet, mis on kõige paremal kuvatud ja mis see selles mõttes, miks seda vaja on või milleks seda vaja on. Et jällegi niisuguse lähedalt toodud näite, et kui GPS-i signaali segatakse, siis sa ei saa seda osakohta määrata ja lennuk ei saa lennujaama maanduda. Näiteks Küprosel on tegu Komandaaria veini tootmisega, mis on siis päritolu kaitstud vein ja see võib tulla ainult teatud istandustest, teatud regioonist. Ja selleks, et olla kindlad või ütleme, tagada see lisa siis turvalisus, et see viinamari, see vein tuleb sellest regioonist, nendelt põldudelt,
nendelt kasvatajatelt. Siis lisati siis võltsimiskindla positsioneerimise funktsionaalsus või seade sinna juurde, et kõik oleks selles mõttes korrektne ja, ja oleks see läbipaistvus suurem. Järgmine, see on hästi sihuke lühidalt see serveri pool, et eesmärk ikkagi oli luua need päritoluahelad, siis ütleme, et äh, põllult kuni siis lõpptarbijani, lühikese toidutarneahela puhul oleks from farm to fork ehk siis nagu farmist kahvlini või mis see kõige parem eestikeelne tõlge sellel on. talust taldrikule. Jah, talust taldrikule, et jah, et seda sellist toidutarneahela lahendust me kasutasime või seda piloteerisime siis Sloveenias. Aga tegelikult järgmise slaidi peal ongi juba selline ütleme, et ma igaks juhuks testin, see QR kood täna peaks töötama, et kui seda QR koodi skaneerida, siis tekib see, ütleme, et tänane vaade, mis ei ole selles mõttes küll ütleme, et võib-olla kõige esinduslikum või kõige nagu kõige müüdavam, aga et täna saab see loogikast siis aru, et tegelikult noh, see mõte ongi salvestada või tekitada erinevad sellised etapid, tegevused, mida siis tuleb siis üles pildistada, millele juurde tuleb lisada mingisuguseid lisadokumente. Et siin on ka näha, et näiteks keskmine, et see ei ole vigane pilt, vaid tegelikult see ruuti puhul on tekstifailina lisatud GPS koordinaadid, et mis koordinaadina nii see sõiduk, kes siis kauba peale võttis, liikus. Ja ütleme, et see on tegelikult selline esimene ots sellest päritoluahelast, et see on ainult, ütleme siis põhimõtteliselt seal põllumehe vaade, et ütleme sellest delivery'st edasi läheb juba, ütleme sellise tootmisse ja sealt siis noh, kuidas iganes see ahel on korraldatud, kas see läheb ähm, otse turustamisse, kas see läheb kusagile ma ei tea, vahelattu ja nii edasi, et neid võimalusi on erinevaid. Ja ütleme, et et kui vaadata järgmist slaidi, et siis selline selle testimist ja seda äh, ka mõeldes sellele, et meil oli pilootideks nii veinitootjad, oliiviõlitootjad, orgaanilise puuvilja tootjad äh, siis olidki kohalikud puu- ja juurviljakasvatajad, et neid erinevaid versioone, et mis kellelgi vaja on, et neid tegelikult sai tehtud väga palju, et Androidi jaoks 10 erinevat sellist versiooni või lahendust. Ja ütleme jah, see loogika
mida siis peab tegema, ongi, et geolokatsiooniga foto, lisainfo üleslaadimine, andmete allkirjastamine ja siis tarnemarsruutide salvestamine on siis ütleme see, ähm, mis ütleme, ta on siis jah, see farmeri või põllumehe pool. ja järgmise slaidi peal on see, et kes jah, olid need piloodid, et siin põgusalt neid mainisin, võib-olla jah, see ütleme, et erineva võib-olla ka seire, toetuste, reeglite ja toetuste seire ja auditeerimise tõhustamine, et noh, näiteks täna PRIA kasutab Eestis IVA äppi, läbi mille ta siis palub põllumeestel teha aeg-ajalt pilte, et siin Hispaanias ka kasutati või prooviti siis ütleme seda lahendust siis piloteerida selle jaoks ja, ja võib-olla mõnest siis väljakutsetest ja õppetundidest järgmise slaidi peal, et mis see oli, mida me siis õppisime ja mis olid nagu need, mis vajaks veel täiendavat. et noh, jah, et aega, ütleme täistsüklit, ütleme sellist külvist kuni siis lõikuseni piltlikult me ei saanud projektis teha. seal oli mõned rollide või siis tarnete arvuga seotud küsimused ja tõesti jah, et seda ütleme, et tehnoloogia mõttes natukene ajast ees, et neid OSNMA tuge pakkuvaid nutitelefone veel ei ole sellisel määral saadaval. aga siiski see lahendus pakub huvi ja minu viimased kuu-kaks ongi möödunud selleks, et suhelda nii projekti nende pilootidega või partneritega, et jätkata seal lahendust ja samas ka otsida nii Eestist kui ka välismaalt võimalikke siis kas siis piloodipartnereid või siis lihtsalt saada nagu infot, et kuidas see lahendus peaks toimima selliselt, et see pakub nende tarneahela piisavalt läbipaistvust. Nii, aga nii palju siis sellest projektist endast. ja järgmisena räägikski sellest Tracecardi enda lahendusest, mis see on. Nii. Okei, väga, väga hea, tulid kõik korraga, aga võid tagasi minna. nad pidigi tulema lihtsalt see, et mul on see kõrval on või ma kasutan praegu enda slaide ja siis nad tulid ükshaaval ja ma mõtlen, et kas nad tulevad ükshaaval või kõik korraga. aga, aga jah, põhimõtteliselt, et milleks seda kasutada, ongi kriitiliste tegevuste või asukohtade dokumenteerimine, oluliste andmete kogumine, kontrollimine, salvestamine, olgu selleks siis fototõendid, erinevad sertifikaadid, mis puudutavad siis noh, kas seemneid, väetisi, kui kasutatakse siis pestitsiite või midagi sellist, müügiarved, mis siis noh, läbi mille saab siis võrrelda seda kogust, mis siis läbi tarneahela liigub ja ka materjalide dokumentatsioon. ja noh, eesmärk on siis võidelda pettuste vastu, suurendada tarbijate usaldust siis brändilubaduste suhtes ja ütleme seda QR-koodi skaneerides siis peaksid siis tarbijad saama
ütleme nii tarbijad kui ka tegelikult teised tarneahela osalised saama siis infot päritolu, kvaliteedi ja vastavuse kohta. Nii, järgmise slaidi osas ma tegelikult juba rääkisin ära, et kuidas see lahendus töötab, et QR-koodi skaneerides saad lingi päritoluahelale ja siis saad vaadata täielikku päritoluahelat. Ähm, see ahel, mis seal all on näitlikustamine, et siin hiljem kasutusjuhtudes ma räägin korra tuleb pikemalt lahti, aga selles mõttes, et kui eelnevalt oli siis ütleme selline äh, harvest and delivery või noh, sellist lõikusest kuni siis selleni, kui ta jõudis siis sinna lattu või sinna tootmisse. Aga tegelikult need erinevad etapid ongi erinevatel tootjatel, erinevatel valdkondadel erinevad ja siis see on tehtud selline väga, väga lihtsustatud ahel meil, mida me kasutame näiteks rapsiõli tootmise näitel, et kus on kõigepealt külvamine, siis on lõikamine, mis ajahetkel see kaup võeti peale, kuidas ta liigub sinna tootmisse ja nii edasi, nii edasi. Et aga noh, tõesti ma ütlen, see on väga-väga lihtsustatud, siin on väga palju erinevaid etappe, mida on võimalik veel lisaks ära kaardistada. Järgmise slaidi peal on selline see on see kontseptsioonislaid, väga pikalt ei peatuks siin, aga noh, eesmärk on see, et need andmed erinevate põllumees, tootja, et need salvestatakse sellisesse plokiahelasse. Nii, üks hetk. Nii, vabandust. Et nad jah, salvestatakse plokiahelasse ja lühidalt võib-olla, et mis on plokiahel et lihtsalt öeldes see on selline digitaalne märkmik või noh, öeldakse ka selline pearaamat, mida siis jagatakse inimeste vahel ja ja see on selline konsensuslik, et siis kõik näevad, mis sinna sisse kirjutatud ja kui üks, üks seda muudab, siis seda infot, mis on sinna sisse kirjutatud, siis teised näevad, et ütleme, et see info ei vasta tõele ja siis ongi see konsensuslik, et teised siis ütlevad, et see info ei vasta tõele, et nende info on midagi muud. Ja et noh, ütleme selles mõttes, et see eelis võrreldes tavalise võib-olla andmebaasiga ongi see, et andmebaasi pidaja on reeglina üks asutus, üks organisatsioon ja seal on võimalik ka ütleme, et lihtsamini neid andmeid muuta vajadusel, mitte et seda tehtaks, aga see on, ütleme, üks lisakiht sellist turvalisust, mida plokiahel pakub. Ja järgmise slaidi peal võib-olla niisugune lisaks veel, et mis need kasutusalad on. Noh, üks on jah, toit, on kohalik toit, liha tootmine, lõhekasvatus, aga tegelikult ka moetööstus, toetuste kasutamise kontrollimine, logistika, jäätmekäitlus, et
mis või kuidas siis utiliseeritakse kaupu, mis need tööstuselektroonika, luksuskaubad ja ka puit. Ähm, ja tegelikult selles mõttes, et ma ei väida, et me oleme tulnud millegi väga unikaalse ja äh, uhke asja peale, et kui vaadata järgmist slaidi ja vaadata, et palju neid erinevaid lahendusi turul on, siis tegelikult on erinevaid pakkujaid, ähm, kes kasutavad siis ka sellist et sellist tarneahela jälgitavuse lahendusi pakuvad neid toidutootjatele. võib-olla siin mõned näited on ala, et kes pakub Vietnamis sellist tarneahelat või tarneahela jälgitavust ja läbipaistvust näiteks sealiha tootmisele. Ähm, eh, Connecting Foodi näide on, et nemad pakuvad ühele teetootjale sellist nähtavust, et Sri Lanka teekasvatuses kasvatatud roheline tee saaks või et selle tarneahel oleks kaardistatud või tegelikult nad pakuvad ka sellise vilja kokkuostjatele siis teenust või selle tarneahela läbipaistvust, ehk siis lõpuks see Barilla pasta, mida sa poest ostad, et siis et sul oleks see info või ütleme, et mingisugunegi läbipaistvus või suurem läbipaistvus, et kus kohas see kaup tuleb, mis viljast see on tehtud. et võib-olla ka just vaadata lähiajast, et kui on küsimus, kas tegu on Ukraina viljaga, on mingi muu viljaga, et siis selline täiendav läbipaistvus kindlasti tuleb kasuks. kas Eestis ka mõni neist kasutusel on kellelgi? Eestist hetkel ma ei tea, et oleks selles mõttes keegi Eesti tootjatest kasutaks seda, et eelmisel nädalal mul oli kaupmeeste liiduga kõne, et siis, et seal jah, öeldi, et väga, et ütleme, selline QR-koodide kasutamine on ikkagi väga selline algusjärgus või ütleme, et mitte ei ole väga populaarne, et võib-olla sihuke 1-2% kasutab seda, et näiteks noh, ütleme, et kui täna, homme lähete poodi, et siis ka, et erinevatel kaupadel on tekkinud seda QR-koodi sinna toote peale, aga enamasti see on selline lisainfo koht, et näiteks Liivimaa lihaveise toodetel, et kui sa skaneerid selle QR-koodi, et siis sind suunatakse edasi siis lihapoodi, mitte et sa ei saa sellest, ütleme, ahelast või sellest liha päritolust. et see on, ütleme, ka paljuski need konkurendid täna noh, pakuvad sellise võib-olla turundus, tööriistana. Selles mõttes ma ei ütle, et see on vale, et lõpptarbijale selline storytelling või ütleme, loo jutustamine ja see kindlasti ongi see, mida tegelikult sa pead müüma ja et ta ostaks sinu kaupa.
Ähm, aga võib-olla siis lähme edasi mõne näite juurde ja siis mis me oleme, mis me oleme tänaseks siis teinud. Nii et jah, nagu ma ennem ka mainisin, siis Küprosel soovisid siis veinitootjad sellist läbipaistvust ja tarneahela jälgitavust siis komandaaria veini jaoks, et see on jah, väidetavalt siis üks maailma vanim nimeliselt tuntud vein, mida toodetakse 14 külas Troodose mäestikus ja seal oligi just see väga oluline see, et see asukoht oleks siis registreeritud, äh, et siin paremal on selline ülevaade sellest, ütleme, selle äpi või selle lahenduse vaade, et mis on see nende punaste punktidena, et mis on see liikumine kust kuhu, mis siis viinamarja istandusest see tuleb. Ja ütleme, et seal lisaks on ka see, et kõik, kõik veinitootjad ei oma siis kas üldse või siis ei oma piisavalt viinamarja istandusi, et nad peavad, et on ka põllumehi, kes siis ainult siis kasvatavad viinamarju, et nad ei tooda sellest veini ja siis nad müüvad seda siis veinitootjatele. Nii, ja siis jah, samamoodi, et siis on siin see OSNMA kinnitus, et see on siis võltsimiskindla positsioneerimise andmetega. Sealt edasi Hispaanias oli meil kasutusjuht oliiviõli tootmiseks ja seal oli oluline siis päritolunimetuse siis saamine ja eesmärk oli siis väärtusahela kontrollimine siis jah, põllult kuni siis müügipunktini. Ja ütleme jah, see loogika, et korje või siis selle dokumenteerimine läbi piltide ja asukoha transpordi jälgimine ja ütleme, kogu see delivery data ehk siis et kui palju koguseliselt mida liikus kuhu ja nii edasi, kuni siis lõpuks selle protsessi käigus siis jõuti sellele, et jah, õlipudelitele siis tekib see QR-kood, et äh, siin ta läbis ka, ütleme, sellise analüüsi ja kvaliteeditestide testide etappi, äh, et võib-olla mida kõik noh, kui mõelda võib-olla selle lühikese toidutarneahela puhul, et siis teste võib-olla ei hakka tegema, aga jah, et seal oli see oluline ja ähm, ja kuna ma võin nüüd numbriga eksida, aga minu arust oli Euroopas circa 3000 seda päritolu nimelise või geograafilise tähise või tähist kasutavat siis regiooni, et siis ja nad on, ütleme, et jah, ka väga väiksed regioonid, et siis see on siis on oluline, et sa saad näidata
kust see kaup tuleb ja selle eest ka siis küsida kõrgemat hinda. Ja sealt edasi Sloveenias oligi kohaliku toiduplatvorm. See Greenpoint või Seljona Točka meenutab natukene sellist Eesti taluturgu. Ja see, nende probleem oli siis selles, importitud tooteid esitleti omatoodetena, et põllumehed siis äh, kas noh, et nemad siis kas siis ütleme, et täiesti ütleme, et nullist või siis lisasid siis imporditud tooteid oma toodete hulka. Jah, see, ütleme, see lahendus konkreetselt kindlasti seda nagu ütleme, testi ei tee. Et kas nüüd, kui sul on kaks kurki laual, et kas üks on Eestist ja teine Soomest. Aga ütleme, et kogu see protsess, kogu see kontroll, et piltlikult, kui ühelt põllult on iga aasta saanud või ühelt hektarilt, ühelt hektarilt on saanud X arv kilogramme kurke, siis et kui see number muutub väga palju suuremaks, et siis on põhjust lisakontrollideks ja nii edasi, et jah, et nendel siis oligi, et põllumehed siis tekitasid siis tõendeid siis oma toodangu jälgimiseks ja see tõesti oli väga sihuke põllult taldrikule lahendus, et väga lühikese tarneahelaga oli tegemist. Ja viimane selline hüpoteetiline, et oligi see rapsiõli tootmine, ma tahtsin lihtsalt siin seda tuua, et ütleme, kui see tegevuste või kui see nagu tarneahela tegevuste järjekord lepitakse kokku, siis jah, siin neid detaile saab seal, või ütleme, seda saab kindlasti veel palju detailsemaks. mis on oluline, on see, et tarneahelas siis tagasi andmeid muuta ei ole võimalik, ehk siis et kui meil ja võib-olla etappe ütleme, et siis noh, piltlikult koristus ei saa koristuse andmed ei saa minna enne, kui näiteks on sisestatud külvamise andmed ja nii edasi ja nii edasi, et selles mõttes, et see tegevuste järjekord peab klappima sellega, mis on eelnevalt kokku lepitud või eelnevalt paika pandud. Ja tegelikult siit edasi ongi minu poolt on peaaegu kõik, et võib-olla enne kui tulevad ka mingid küsimused, siis üleskutse on, et kui keegi toidutootjatest, tarnijatest soovib jagada siis infot veel valdkonna spetsiifika kohta, et kuidas need ahelad peaksid töötama, siis see on kindlasti info, et noh, nagu ma ütlen, et täna me oleme teinud erinevaid piloote heini, oliivide, et need tunduvad sellised noh, pigem sellised sirgjoonelisemad lahendused, kui me räägime täna näiteks
see ei ole selles mõttes nagu mingi, ütleme, see ei ole pilkav või midagi, et kui tegu on vorsti tootmise näiteks, et kuidas, mis liha sinna toote sisse saab või siis noh, räägime näiteks juustu tootmisest, et kui mitme farmi, mitme siis põllumehe piim muudetakse üheks tooteks või on ta siis näiteks nisurukkis või mis iganes muu teravili, et kuidas see muutub üheks tooteks, kuidas seda tarneahelat siis jälgida, et see on kindlasti need asjad, mis vajaksid veel täiendavat sellist ülevaatamist. Ja siis jah, et lisaks on see, et kui on mingisuguseid võimalikke või noh, et me täna otsime kindlasti veel lisavõimalusi, et erinevaid piloote teha. Nii et me hetkel oleme rääkinud nii ettevõtetega kui ka siis näiteks Põllumajandus-Kaubanduskojaga, et näiteks siis teha piloot pääsuksemärgise jaoks, et aga hetkel ei ole seal midagi kindlat ja selles mõttes, et meie jaoks täna on eesmärk saada aru, et kuidas või saada veel paremini aru, kuidas need erinevad sektorid toidu tootmise või siis mingisuguses muus valdkonnas, on ta siis näiteks moetööstus, töötavad, mis nende jaoks vaja on ja, ja siis äh, ja siis me saaksime hakata alles rääkima sellest, et mis on see väärtus ja kuidas me seda lahendust hinnastaksime, sest et ütleme, et niikaua kui toodet ei ole, et niikaua ei saa ka mõelda hinnastamise peale. Jah, aga minu poolt on hetkel kõik, et mul on veel üks lisaslaid lõpus, kui kui see, kui see teema pakub või noh, kui see küsimus peaks tekkima või kui see teema pakub huvi, et mis on vahe tarneahel ja tootepassil. tootepass täna siis ütleme toidutootmise jaoks ei ole Euroopa regulatsioonide järgi vajalik, küll aga näiteks on ta moetööstuse jaoks vajalik, et kuidas mis on need koostisosad, mis on need keskkonnamõjud, et tagada seda kestlikkust ja ringmajandust, et ähm, jah, aga minu poolt on hetkel kõik, et äkki on mingisuguseid küsimusi. mina kohe küsiks siis plokiahela tehnoloogia, hästi vahva, olen ise ka suur fänn. Äh, kui nüüd sellest tehnoloogiast mõelda, kas siis Tracecard, et kas ta on siis tsentraliseeritud või detsentraliseeritud süsteem, et kas ütleme, andmed on siis Tracecardi serveris, kas Tracecard saab neid andmeid muuta? Korra käis läbi, et see info liigutamine toimub siis kolmanda osapooleta. aga kui Mhm. info Tracecard'i serveris on, et kas ta siis on kolmanda osapooleta või kuidas, kohe selline võib-olla natuke kriitiline küsimus. Mhm. Mm, kuna selles mõttes, et ma ei ole plokiahela ekspert, siis ma täna aga ma
ütleks, et see on tegu on detsentraliseeritud lahendusega, et see ei ole ähm, jah, jah, et see ei ole mingite osapoolte selles mõttes ütleme, selline suletud ahel, vaid see on, sest ütleme, kui me mõtleme näiteks ma ei tea, mingisugust sellist, ütleme, et põllumehest kuni siis nagu tootjani lahendust, et see võib olla ka, ütleme, selles mõttes või põllumeestest kuni tootjani lahendus, et see võib olla ka selles mõttes nagu tsentraliseeritud või see võib olla nagu selles mõttes nagu noh, selline private, private blockchain, aga siin meil tuleb ka siis selles mõttes mängu see, ütleme, et klient, kes siis kogu seda andmeid siis näeb. nii et ma võib-olla 100% päris täpselt ei oska nagu vastata. Ma loodan, et see hetkel pädes piisavalt. okei, pole lugu. Küsin natuke veel. Noh, mina kui tulevane väiketalunik, siis noh, ma kujutan ette, et ma toodan siin Tartu lähedal ja müün Tartu turul ja võib-olla mõnel lotil siin Tartu ümber ja, ja praeguse lähenemine on, et noh, ma loon kliendiga usaldusväärse sideme, ta saab mulle tulla, eks ju, tootmisaeda vaadata, kuidas me kasvatame, mida me kasvatame ja nii edasi. Ja see on nagu see, mis usalduse loob. Ja siis ma proovisin ette kujutada, et kuidas võiks minu jaoks see tehnoloogia kasulik olla, eks, et kliendiga seda usaldust luua. Ma näen, et pikas tarneahelas, noh, Hispaaniasse oliivipuusi ma vaatama ei sõida, eks, ja seal on noh, väga selged probleemid, eks, et kuskilt kvaliteet kaob ja aga sellises noh, päris lühikeses tarneahelas, mis use case see võiks olla? Ütleme niimoodi, et selles mõttes mingi, mingi maani ma ütleks, et see ei ole, et see lahendus kindlasti ei ole äh, äh, vajalik väiketalumehele või väiketootjale. et jah, selles mõttes, et ongi, et kui me mõtleme, et me ostame selle juuru- ja puuvilja või selle liha või ütleme, selle ma ei tea, piimatooted, siis ütleme, et kohaliku taluniku käest, et see on selles mõttes väga noh, ongi, sa tead, sul on, ma ei tea, paar kilomeetrit minna, on ju, ja sa võib-olla iga päev näed, kuidas ta toodab, mis ja nii edasi. et siin ongi võib-olla see, et kui noh, olenevalt sellest, ütleme, mahu või sellest kasvust tekib see vajadus, on ta näiteks noh, ma ei tea, kellelgi on vaja sellist kindlust äh, või rohkemat kindlust või rohkemat nagu infot selle kohta, et kuidas, mis noh, piltlikult, et kui, kui sina näiteks pakuksidki taluturule, noh, mis on selles mõttes nagu väga isegi noh, ütleme väikse tootja puhul variant mõelda, et isegi kui sa noh, ütleme, sul väiksed kogused, et siis sa saad seal oma kaupu turustada, noh, nende reeglistik või ütleme, nende nagu ootused sellele, et mida sa pead selleks esitama, on kindlasti hoopis kõrgemad. Samamoodi noh, Rimil on see Talu toidab
noh, ja nii edasi, nii edasi, et ütleme, et jah, et mingi maani ma ei usu, et sellest on kasu, aga ütleme, et jah, et äh, et just sellist usaldatavust ja seda tagada. Et täna noh, ütleme, et variant noh, lihtsalt mõelda, et mis need variandid veel võiksid olla, on see, et näiteks, et kui läbi selle lahenduse sa saaksid, ma ei tea, PRIA-le tõestada paremini midagi, sa saaksid siis VTA-le midagi siis noh, ütleme, et mingile päringule paremini vastata, et sa ei peaks võib-olla täitma liiga palju pabereid või mingisuguseid lahtreid. Ja ütleme jah, et noh, üks võib-olla mõte või see, mis nagu tekkis, et ongi, et kui me võtame mingite regionaalsete mingite märkide või selliste nagu märgiste osas, ja siis noh, võib-olla ka, et miks see kontakt Katriga nagu tekkis, oli see tartumaise toidumärgis, et jah, et selles mõttes kindlasti selline nagu paikvaatlus, kogu see peab, noh, see jääb ja see kindlasti ei kao ära, aga ütleme, see digitaalne lahendus saab seda vähendada ja teiseks on see, et see võimaldab siis ütleme, võib-olla sellele märgise andjale, et noh, kui see tulebki nagu ülevalt poolt see suunis, ma ei taha öelda sund, aga suunis, et läbipaistvust, kindlust rohkem nagu tekitada, et siis. Aga jah, ei, selle mõttes, et sellega jah, ma kindlasti olen nõus, et kui me jah, räägime ka noh, toiduvarustuskindlusest ja kõigest sellest, on ju, et siis see toit, mis toodetakse sinule kõige lähemal, et see on alati ütleme, et kõige parem, kõige läbipaistvam ja nii edasi, nii edasi, et võib-olla siit omalt poolt kommenteerin, et ma arvan, et niisugune, kui on nagu lihtsalt selle toorainega tegu, seal on ka võib-olla lihtsam. Ma mõtlen kohe, kujutan ette, et ega see igale kartulile ei pane ju seda märki või nagu satelliiti mingisugust andurit külge. aga ja et noh, seal on ka tegelikult see võltsimisvõimalus võib-olla suurem, kui see on pakendamata toit. aga võib-olla seda jälgitavust on rohkem vaja, siis ongi, et kui sellest tehakse midagi edasi, kui on a la purgisupp, kus on mitme erineva tootja tooraine sees ja siis, kui seda purgisuppi veel kasutab mingi või purgisupi põhja kasutab mingi toitlustaja, et siis ta saaks näidata, kust see ahel tuleb võib-olla. just, et selles mõttes jah, et kas ta nüüd on noh, et see vist oli ka, Katri, mis sina mulle kirjutasid, oligi see koolitoidu jah, näiteks ka need, koolitoidus, et kui neil täna need erinevad nõuded mahetoidule, et siis noh, et kui ütleme, et hankija hankija soovib näha sellist protsenti mahetoitu või noh, soovidki, ütleme seda äh, ahela, ahela läbipaistvust siis rohkem, et siis on see siis see tööriist, mis seda saaks tekitada. ma küsin kohe veel, et natuke mul meenutas ka seda FSC-l on ju ka, noh, seal muidugi on mingi audit, mis käib iga aasta ja vaatab kõik paberid ja märgikasutused üle, et ma ei tea, kas sellega hakkab ka tulema või kas nendel teistel sellistel plokiahelal põhinevatel süsteemidel on, et mingid audiitorid, kes siis käivad kontrollimas, et kas
kas need andmed, sest ma saan aru, et mm, inimene sisestab mingid andmed ju ise, et aga et kas need andmed on õiged, et ma panen sinna, et saatsin 2000 tonni, aga tegelikult läks 200 ja poole tee peal pannakse mingi osa juurde, et või mm. Selles mõttes jah, et ütleme sellist inimlikku sekkumist me ei saa täielikult vältida. Ja noh, tõesti, et kui me räägime pakendajate kaubast, siis seda on keeruline teha ja ma selles mõttes ka selle lahendusega või kõik, mis see konkurentide lahendus, et seda ei saa välistada. Et noh, üks on jah see, et mis puudutab jah, siis ütleme seda, ütleme kogust või ütleme neid ütleme, et noh, kogu seda dokumentatsiooni, mis kusagilt noh, mis selle kaubaga koos liigub. Ja võib-olla teine on siis see, et läbi nende digitaalsete lahenduste, mis siis on, et teha see petmine võimalikult raskeks, võimalikult tülikaks, et seda, et seda, et seda mitte teha. Et noh, ütleme, et noh, üks nendest on ka see, et tõesti, et selle GPS koordinaatide siis kasutamine või ütleme see, et ongi, et GPS spoofing, et et sa muudad siis oma siis selle seadmes näiteks GPS asukoha ära, et kui ähm, et siis ta ei ole enam võltsimiskindel positsioneerimine. Et sa ei saa seda, ütleme, et sa ei saa seda täielikult usaldada, kuigi noh, ütleme enamasti, ütleme, enamasti on see korrektne. Aga noh, lõppkokkuvõttes jah, et just eriti võib-olla need, mis ongi, ütleme, selle geograafilise päritolu tooted, et seal on see oluline, et on ta siis Küprose vein, on ta mingi muu noh, ma ei tea, Champagne piirkonnast väljaspool GPS, noh, ütleme, et kasvatatud viinamarju, millest siis tehakse, mis pandakse sinna ühte koormasse kokku sellega, mis tuleb Champagne piirkonnast ja siis sellest tehakse siis šampanjat, et noh, et mõtlen neid, nii, seda ka, et noh, üks, no kes seda GPS koordinaati ikka viitsib muuta, palju lihtsam on see, jah, et ma ütlen, et mul on Peipsi sibul. Aga ma tegelikult mhm, ei viitsi seda nii palju kasvatada, et mul oli küll kunagi võib-olla mingid hektarid, onju, aga see aasta ma panen ainult ühe peenra. Ja siis, kui mhm, tuleb see nii-öelda saagikorst, ma ei tee ju pilti tervest põllust, ma teen sellest mingist ühest kohast seal või võib-olla, ma ei tea, kuidas see süsteem on, aga mul mhm, tuleb mingi hetk, kui ma ütlen, et on see nii-öelda saagikoristuse aeg, siis mul sõidab reka hoovi ja siis ma väidan, et need on mhm, tegelikult kasvasid minu põllu peal, ma laon nad teise ringi, onju, et kas see satelliit jälgib ka seda, jah, mis mul seal tootmisüksuses toimub nagu või et kas siuksed asjad mm, on võimalikud, oluliselt lihtsam oleks teha nii ju. ütleme selle mõttes jah, seda kõike on, ütleme niimoodi võimalik teha, iseenesest ongi see, et kas noh, kas see on otstarbekas, noh, tõesti, et neid, kuidas öelda, on on see ta siis kallim, ma saan kallimat paikvaatlus, on pilti. ta siis ütleme jah, Jah. satelliitpilti, et noh, me saame ka satelliitpilte siis piltlikult salvestada ja sinna siis juurde panna, et aga
jah, ma ütleks, et seal võib-olla mingi hetk noh, see äh, läheb absurdsuseks ja siis noh, teine muidugi on see, et kui kui ongi see üks peenar ja suur rekka ja siis sa paned oma tootele või selle koodi piltlikult peale, siis meil on see naabripalve on või see teise eestlase kõige parem toit on ikkagi teine eestlane, nii tal et on siis sama süsteem, meil on niisugune ühistu et et selles mõttes, et noh, jah, jah, ma ütlen niimoodi, et kindlasti on võimalusi, kuidas ma lihtsalt mõtlengi, sellest mööda minna leidlikel inimestel. Aga jah, et selline, ütleme, et see on niisugune lisakindlus, see on lisavõimalus tekitada sellist ongi võib-olla turunduslikku sellist nagu loo jutustamist ja jah, et neid on kõike võimalik teha, fantaasia on kindlasti lõputu. aga kas teil praegu on nagu mõeldud ka need mingisugused liidestused PRIA-ga, sest PRIA-l on ju tegelikult olemas need ortofotod, et kas tegelikult kasvatatakse põllu peal midagi või seal on võsa hoopis, et selles mõttes, kas niisugused Eestis on olemas need digilahendused, mida võib-olla mujal maades ei ole, et kas see nagu Jah, lihtsustaks ka andmevahetust, sest käsitööd ka selles töötlevad mõttes samuti on jah, noh, jah, et kui me võtame nagu Eesti, et siis on võib-olla lihtsam mujal mujal on see, et noh, piltlikult üks teine toode, mida me pakume, on siis ongi maa jälgimise Earth observation, siis sellised ajatemperdatud ja kontrollitud, verifitseeritud satelliidipildid. Et noh, need on need, mida saab sinna juurde lisada, et vajadusel ja teha sellist kontrolli, et jah, ütleme, et mingite, mingite lahenduste või nende puhul jah, me vaatame ka, et Eestis on väga palju juba olemas ja siis, et milleks meile see või miks me seda teeme ja siis, aga noh, mujal ei ole nii kaugele jõutud nende asjadega, nii et ja noh, ütleme, et ongi, et kui me noh, et üks on, täna me oleme seda piloteerinud siis nagu toidutarneahelal, aga kui me jah, mõtleme et ükskõik mis muu sellise toorme peale ja eriti võib-olla selle toorme peale, mis liigub väljaspoolt Euroopa Liitu Euroopasse, siis et seal muutub nagu selline läbipaistvus ja sihuke auditeerimine veel olulisemaks. no kui mugav see praegu kasutajal on, et kui palju tal seda käsitööd on? kui palju ta saab? Ma ütleks, et praegult ei ole mugav selle pilootide tagasiside peale oli, et Küprose inimesed, kellega ma siin jah, ka eelmine nädal rääkisin, et nad ütlesid, et nad ei ole nii koledat äppi näinud varem, et nad tahaksid ikka ilusat asja saada. nii et no üks asi on ilu, aga see ka, et mitu klikki ta peab tegema ja kui palju andmeid ta peab seal käsitsi sisestama, et võib-olla. ja jah, et selles mõttes, et seda kõike noh, ütleme jah, et see on ka üks nagu nendest piltlikult ka nendest asjadest, mis on siis nagu see, et mille kohta oleks vaja nagu rohkem teada, et me täna pilootidega saime ainult ütleme selle koristuse hetke siis põhimõtteliselt ära kaardistada, või aga ütleme, kogu see
kõik see, mis toimub, ütleme kevadel, suvel ja nii edasi, et seda me ei, seda me ei saanud, sest et selleks hetkeks ei olnud veel äpp valmis ja nüüd ongi ka see, et kuna projekt lõppes ära, siis noh, selline suur kiire selle äpi arendamisega on mööda saanud, nii et asjad nüüd venivad rohkem, aga jah, et kuna täna me räägime nende pilootidega edasi ja nendel pilootidel on huvi nagu jätkata ja neid protsesse paremini kaardistada, et siis kindlasti sealt midagi saab edasi, aga jah, et ongi, et hetkel on toit ja võib-olla ongi jah, moetööstus on siis need, mis on nagu äh, mis on täna jäänud nagu ütleme selliseks nagu rohkem sõelale, et kes nagu võiks olla esimesed, ma ei taha öelda katsejänesed, aga noh, midagi sinna. aga mis see piloodis osaleja, mis tema kasu on sellest, kui siin nüüd keegi Tartumaa tootja tahaks hakata piloteerima? Mm -hmm. Ütleme, et täna saakski põhimõtteliselt ütleme rahaliselt midagi ei saaks pakkuda. Me hetkel otsime küll neid erinevaid toetusmeetmeid võib-olla, et mis aitaks ka võib-olla siis ütleme sellel piloodil. ja noh, kui päris aus olla, siis täna isegi on olemas kaks sellist avatud kutset, open call'i, aga kuna meie ei ole enam SME, siis meie ei saa seda teha ja siis me täna oleme vaadanud läbi meie partnereid väljaspool Eestit, et kes saaksid seda pilooti läbi viia. Aga ütleme, et ongi, et kui keegi täna tunneks huvi, et siis kindlasti see noh, et äh, saaks, saaks osaleda põnevas projektis, ta saaks oma klientidele või klientidega testida, et kas selline lisainfo, äh, ongi loovutustamine aitab siis müügile kaasa, ähm, aitab võib-olla kusagile ütleme, et ka piirkonnas siis väljapoole äh, saada, et ainult noh, et ainult siis kohalik ei ostaks seda toodet, vaid noh, saab ka mujal Eestis seda kaupa, sest et ongi see noh, on midagi sellist unikaalsemat ja teistmoodi. Ja ähm, jah, ma hetkel rohkem ei oska midagi öelda, aga jah, selles mõttes on, et me hetkel kindlasti otsime ja selliseid lisavahendeid, et seda katsetada või testida, et kas siis Eestis või mujal. kas siis loomakasvatuses on ka kasutatud seda loomsete saaduste puhul mm, või praegu on ainult taimekasvatus vist olnud? see konkreetne lahendus on jah, taimekasvatus, aga Sest loomad tõesti ju elavad vahepeal juba kauem kui see üks aasta, et kõik see ja ei, selles mõttes küll, et ütleme loomakasvatuse puhul
noh, nagu ma ütlengi, et konkurendid on teinud, ütleme, ongi selle sealiha päritolu või selle osas ja ütleme, see info, mis on tulnud meil kohtumistelt nii siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis kui ka siis Põllumajandus-Kaubanduskojast on ka samamoodi, et tegelikult nagu liha tootmine on see, mis noh, kus seda võiks, kus seda võiks või saaks rakendada. Aga nüüd, mis noh, ongi, et mis on see nagu nüanss või need etapid, et mida tuleks nagu selles mõttes kaardistada või digiteerida, et need on noh, need on need kohad, mis vajaksid kindlasti siis arutamist ja mõtlemist või rääkimist, et ja üks võimalikest nagu sellistest kasutuskohtadest on kindlasti ka naha, nahatööstus või naha et praegult ongi, et kui Põllumajandus-Kaubanduskojaga kohtusime, et siis oli see indikatsioon, et näiteks, et täna noh, loomakasvatuse puhul nahad lähevad põhimõtteliselt utiliseerimisse, et need siis hävitatakse, sest et nende jaoks ei ole turgu, sest et ei suudeta tagada või näidata siis seda naha päritolu. Et kuigi neid nahku tembeldatakse, siis töötluse käigus need templid kuluvad ja kaovad, nii et siis jah, et need on jah, ütleme sellised valdkonnad, et mida saaks kindlasti muuta läbipaistvamaks, muuta rohkem usaldatavaks, aga jah, et kõike ei ole jõudnud vaadata ja võib-olla tõesti ka kõigis ei ole seda, ütleme, et äh, ärikohta, et või siis ongi see, et see väärtus ei ole nii suur, et noh, ma mõtlengi, et väiketootja puhul tõesti see ei pruugi olla üldse vajalik, aga ütleme, et jah, et kui ta oma tootmist skaleerib, kui ta tahab seda kusagile kaugemale turustada, siis see võib-olla on juba teema. Mhm. aga väga huvitav oli, ma loodan, et keegi tunneb huvi, aga siis lihtsalt kirjutada, kui keegi tahaks piloodis osaleda või jah, kuidas see protsess ja käib. et kui keegi soovib kas piloodis osaleda või siis kui keegi soovib siis jagada oma valdkonna mingit spetsiifikat, et seda lahendust siis võib seda mõelda või mõtestada, et enam-vähem, et kuidas need tarneahelad äh, mingis valdkonnas mis etapid seal on ja nii edasi ja nii edasi, et millega kõik peab arvestama, ja võib-olla jah, ka aidata ka seda kaasa mõelda, et kuidas noh, ongi, kui me räägime siis ma ei tea, pettuste vähendamises ja sellest, noh, mis on need, ma ei tea, tegevused või need kohad, et kus seda saaks nagu vähendada või vähemaks võtta, nii et kõik igasugune, et täna me oleme selles mõttes nagu info kogumise faasis ikkagi, et me ei müü midagi. See on võib-olla ütleme natukene nagu lihtsam leida nagu ka sellist saada tagasisidet ja inimestega nagu saada jutule, et kui sa lähed nagu lahendust müüma, et siis nad
tekib see tõrksus juba, et aga kui tahta nagu aru saada, et noh, ütleme jah, meie oleme IT-ettevõte, et me ei tooda toitu, et see noh, et igaüks või igaühel on oma siis selles mõttes nagu spetsialiteet või oma siis tugevus on ju, et saadagi jah, rohkem või paremini aru, et mis keegi teeb. Okei, aga suur aitäh ja ja, loodetavasti kohtume tulevikus. ja, aga suur tänu kutsumast ja tõesti, kui on küsimusi, võib kirjutada ja, ja siis ei tea, kohtumised Kohtumiseni. ja nägemist.